See siin on Hyundai Ioniq 5N. Nuppe on siin palju. Alustame sellest, milleks siin on Drive Mode, NGB, mis on siis kogu võimsuse saavutamiseks 10 sekundiks küll ainult. Siis on siin N, mis teeb auto sportlikumaks. Üks N-i nupp on siin veel, mis siis paneb auto täielikku sportrežiimi. Tractioni võtab maha, Sport Mode. Ja siin näitab ringiaegu, siin on tahokas, mootori, siis ütleme elektrimootori temperatuur. Nagu mängiks arvutimängu. Tõesti tekib veits tunne, nagu sõidaksid päris autoga, sellepärast, et siin käiku ma vahetan siin labadega rooli tagant. Ja täitsa päris auto hääled. Ja naljaks ongi see, et käigu vahetusel see auto liigub edasi-tagasi, nagu päriselt ta vahetakski käiku. Ja siia on lisatud siis Hyundai enda i30N-i mudeli hääled siis. On nad ise võtnud. Mulle meeldib see, et kui sa paned suunatule sisse, siis ta näitab sul taga küljepealset kaamerat, et sa näed, kas keegi on sul seal taga või ei ole. Aga nagu need helid. Käigu vahetusel käib see põrtsege pops and bangs ka läbi. Muidugi see minek on jõhker. Aga ma ei oleks arvanud, et see hääl nii palju juurde annab. Okei, see on võlts hääl, saan aru. Tekib pigem tunne, nagu mängiksid mängu. Aga ta on ikka suht reaalne. Ja mulle meeldib see. Ma panen sporti tagasi, auto hääl. Just see käigu vahetuse laks, see on nagu äge, see minge. Ma ei oleks arvanud, et see auto nii palju muljet avaldab mulle. Aga siin on neid nuppe ja asju on nii meeletult palju. Kahjuks ei ole mul täna aega kõike seda läbi käia, vaid nautida seda emotsiooni, sõiduemotsiooni, mida see auto annab mulle. Ja näidata seda autot siis natuke väljast, sest väljas on ka palju huvitavaid erinevaid asju. Hind 80 000 pluss miinus, oleneb mis värvi või kas te soovite seda panoraamkatust siis. Mida ma veel oskan selle auto kohta rääkida? Siin on igasuguseid erinevaid mode. Siin on isegi drift mode olemas. Sa saad valida ise, palju sul läheb jõudu kas tagarattasse või esirattasse või tahad, et ta oleks nelikveoline. Kõike saad muuta, saad kontrollid maha võtta, saad sellega driftida ka. Siin värskelt asfalteeritud tee peal on väga vaikne sõit. See on ikka mõnus. Kolmas, teine, esimene. Ja kusjuures ta ei lähegi edasi. Hoiad gaasi põhjas esimese käiguga, ta ei lähe edasi. Kuule seda. Elektrikas. See on ikka pullmasin. Tegu on siis Ioniq 5 mudeliga, mis on tavaline elektriauto, aga see siin on siis N-mudel, mis siis näitab välja sportlikkust nii väljast kui ka sisu poolest. Mis muudab selle auto välimuselt eriliseks,
on need punased jooned nii ees, külje peal kui ka taga. Auto on nõks laiemaks tehtud. Tal jooksevad siit õhuavad, et saaksid pidureid jahutada. Mis mulle väga meeldib välimuselt selle auto puhul on need esituled kui ka tagatuled, mis on sellised ägedad kandilised LED-tuled. Ülimalt sellised futuristlikud näevad välja, et see on selline silmatorkav asi kohe selle auto puhul. Mis me siit näeme? Suur 12-tolline ekraan, N-bucket seats, ehk siis sellised poolkorvistmed, hoiab päris hästi sind ikka kinni. Siin on selline racing flag maha pandud. See on võrreldes tavamudeliga, ongi siis need N-bucket istmed. Rool on tehtud paksemaks ja lisatud hulgaliselt nuppe. Huvi pärast, kuna ma olen natuke pikem inimene, siis ma proovin, kuidas siin istumine on. Ma olen seadistanud selle tooli enda järgi ees. Jalgaderuumi on piisavalt. See on okei. Pearuumi pigem vähe, kuna tegu on ikkagi luukpäraga, siis ta tagant läheb natuke alla poole. Aga muus osas on täitsa okei. Mulle just meeldib see jalaruum, see on täitsa korralik pereauto. Toho, see on huvitav. Taga istme soojendus. Kas nüüd põleb? Vau! Meenutab natukene DeLoreani tagatulesid, aga LED-idena. Ülimalt ägeneb välja. Samamoodi joonistab siit nendest ruutudest välja niimoodi. Ja taha on pandud meile selline massive diffuser, samamoodi selle punase joonega. Üleval spoila. Jumala vinge ju. Audukad on ka, täitsa põleb. Jumala vinge. See on äge. Mõtle, kui siia saaks veel teha mingi ise kirjutada ka veel nendest ruutudest midagi. See oleks jumala vinge. Et siia hoia vahet. Või mis? Siia paned selle. Ja kui sa paned see boost mode'i, siis on nägemist ja paned. No näed, täitsa mootor. Akud on all. Ja mootorid asuvad rataste juures. Kokku teeb ta 478 kilovatti. Oota, ole vait. Nii. See on hea elektri selle auto puhul. Et kui sul käib pinda see, sa saad selle kinni panna. Vaikus. Ilm. Pilves selgimistega ilm. Vau, kõik on olemas. Täna on neljapäev, 14 kraadi. Kurat, iga päev sajab. See ignition on ikka kõige parem. Jumal äge, see hääl tuleks nagu kuskilt supakast tagant. Eest on nagu see mootori hääl ja siis taga sa kuuled nagu seda summuti lärinat. Väga huvitav. Kas me nüüd jõuame? Jah, siia ma tahtsingi jõuda. Mis meil siin huvitavat on? Meil on launch control. Meil on e-shift, ehk siis see, et ma vahetan ise käiku labadega. Siit me saame valida, kuhu me jõudu tahame saada. Ühesõnaga, siit saab valida, kas me tahame esivedu, tagavedu või nelikvedu. N-pedal on siis see, et vahetame käiku ise. N-race ja siin on siuke huvitav asi nagu drift optimizer. Kasutage ainult ringradadel. Ühesõnaga, seda mängimist on siin üli palju, mida kõike sa saad selle autoga teha. Kahjuks lihtsalt täna ei jõua sellega tegeleda, aga meil on aega, me teeme väikse sõidu. See on ikkagi, ta on nii naljakas on taga sõita, et tõesti see on nagu sõidad päris autoga. Tegelikult on Hyundai imiteerinud seda päris hästi ja see tunnetus selle autoga on päris reaalne. Et just see käiguvahetuse tunnetus, kus ma panen esimese käigu, siis ta ikkagi pidurdab päriselt maha ja kui ma panen ta piiresse, siis ta on piires ja kõik, rohkem edasi ei liigu. Meenutab pigem sükest arvutimängu, sest kuna ma ise olen väga palju simmide ja asjadega sõitnud, mänginud, siis hääle poolest võiks ta olla nagu sim, aga sa oled reaalselt tänaval, sa oled reaalselt siin. Aga ta on üks huvitavaid elektriautosid, sest et
tavalise Tesla või ükskõik missuguse teise elektriautoga sul ei ole sellist tunnetust, sul ei ole sellist pool nagu sisepõlemismootori vibe'i. Aga sellega sul nagu on, sest sa pead käike vahetama, sa kuuled seda häält, aga minek on nagu Teslal. Esimene käik on sees ja lähme. See on elektriauto pluss see minek lihtsalt. See on ulmeline. Ja ikkagi see suunatulvi on äge. Kui ma vajutan suunda, siis siia tuleb ekraan. Keeran ühele poole, keeran teisele poole. Näen ilusti, mis seal teises reas toimub. See auto maksab uuena 80 000 eurot. Kas ma ostaksin selle auto või ma ostaks sisepõlemismootoriga auto? See on hea küsimus. Kui see auto oleks odavam, ma ostaksin ta. Ta on äge, ta on vinge, sellega on hea sõita, ta on öko ja ta on äge. Ta annab nii palju emotsiooni. Samamoodi tegelikult annab ka sisepõlemismootori emotsiooni, aga kui sa elad linnas näiteks, sul on väiksed sõidud ja siis on elektriauto linnas parem ja see siis annab seda ägedat wow-efekti ka veel juurde. Ta on elektriauto, mis on tehtud lõbusaks. Ta ei ole su igapäeva elektriauto, millel ei ole häält, millega on igav sõita. Või see kiirendus on alati äge, aga sellega sa harjud ära. Lõpetuseks ütleks siis seda, et ta on äge auto, ta on veits kallis, aga ta on äge. Siinkohal tahaks tänada Top-autot, kes andis mulle selle võimaluse selle ägeda Hyundai'ga sõita ja näeme järgmine kord.